Tere hommikust, täna on 2. detsember 2017 ja oleme Väikese-Väina kaldal ja Tohlu kraavi suudmes Orissaare poole osas. Niimoodi, et Väikese-Väina tamm on meist umbes 600 meetri kaugusel praegu. Ja siis proovime nüüd vabatahtlike abiga siin kaardistada selle taseme. Käime selle kraavi läbi, vaatame, kas suudme osas sügavused ja tasapinnad klapivad nendega, mis tammi alt kahes kohas siis läbi lähevad truubid. Et kui me selle kraaviga korda saame, et siis teoreetiliselt ka kindlasti vesi siit läbi käima hakkab, et aga siin on ikkagi suurepärane praegu see moment, et siin samas on üks vägev lahe sopp. Suue tuleb siia ette, siin on praegu põlvini kuskil, eelmine kord käisin, oli natuke kõrgem vesi ja siis üks võimas kraav läheb kuni siis ütleme 150 meetrit circa juba, mis praktiliselt tööd ei vajagi, võib-olla roo niitmist äärtest ja natuke sättimist, et siis see töö tuleb edasi teha. Nüüd tulime vastaskaldale ehk siis Orissaare poole, mast paistab ja Tohlu kraav on siin teie ees. Kui nüüd paistab, ootame siis droonimehi, aga siin on korralik sügav 5-6 meetrit lai, nähtavasti siin kolooside aega ikkagi süvendatud kraav. No täiesti suurepärane. Aga nüüd sa lähed sinna ise sisse ka kõmdi. Ma eelmine laupäev käisin ujumas, polnud üldse paha kusjuures. Vesi oli täitsa okei, no maatuulega vähe vilu oli, aga mina ei tahaks. See sama risoomi serv. Taimestatud serv, ja siit oleks nagu kobras üle käinud. Noh, uskumatu. Siin on nii palju ja siis on... Jaa, keskel läheb peale veel. Siis on sinine savi vastas, et siin on seda kindlasti süvendatud. Aha. Ja siin on päris vägev pool. Siin on päris hea pool. Ainult rõõm kuulda. Nägid? See on 3-meetrine latt. Jah. Ja näed savini välja, et see on jah. Omal ajal kaevatud. Väga see. Siin on selline vahevesi. Sama sügav kui merepool suudmes. Aga see äratuntav kraavi siis lohk on siitmaalt aimatav. Aga mitte nii lihtsasti enam, aga sügav, süvendatud osa saab selle roo taga läbi. Nii et suurtel mehtel pole ka laupäeva hommikuid ja midagi targemalt teha. Pommiaugu servadel kõrgusi võtta. Kõrgusi võtta. Said märjaks, jah? Ei, kõrva. Mul on kilepüksid, need tõmbavad sisse natuke, kui ma ootan. Kohe ei lase sokki osta. No ei. Siin läheb, jah. -0,45. Palju? -0,045. See on mingi hea või? Kas jah? See on mingi hea või? Mis asi? See number? Kõrgus? Jah. Merepinnast? -0,045. -0,25 oli seal suudmes. Okei. Aga vahepeal ta tõusis vaata üle 0. Okei. Et ta teeb niisuguseid. Ja ikka, okei, äge. Ja nüüd, oi. See on täitsa sügav. Kas sul on selle betooni peal või? Ossa sade. Kuidas see võimalik on? Mis sa arvad, mis selle diameeter on 1,5 meetrit või? Selle truubi auk? Mis sul see roigas oli kui palju? Roigas on mul praegu 1,6 peal. Jah, 1,4 umbes. Aga siis on ju iga kell siin kurvamus ressurssi. Truub küll ei ole mingi piirav. Vägev. -0,60. Ja sügavam, merest sügavam. Jah. Siis on ju kurvamus tantsusammud autoni. Nii, leidsime noore luige, kes üritas siit lendu tõusta, et oli siin maas praegu just oma
ja vasak tiib suurt alla ei võta nagu, et liini ohver siin. Loodame, et üks viimastest sel aastal. Neid oli seal teisel pool nurga sees enne terve pesakond. Ega tal korras küll ei ole midagi. Jalg ka nagu ei kandnud väga hästi, lonkas seal. No kuidas on võrreldes eelmisega? Arvu külm. Külm? Tuleb vett sisse? Ei. Aga kõrgus? Ja siit avastasime ka aasta arvu 1982. Ei tea, kas need... Ja siin Kareli jalgade all on betoonpõhi veel kuni siia, kus need ääred lõpevad. Miinus 0,53. 0,53, jah. See on kena ju? Ja. Kurat, kus nad 82 aastal nii kenasti mõõta oskasid? Tol ajal tehti selle latiga, kus olid need E-tähed peal ja kriipsud. No aga kuidas see nagu... See oli samamoodi, seal oli mingi kindel... Punktid olid fikseeritud ühesõnaga, mingid kõrguspunktid. No aga... Siis nende järgi arutati. Nad pidid näge. Siis olid ju optilised need nivelliid kõik olemas ju. Et see vahe ma siit optilisega ära võtta. Nii. Seda ma ei teadnudki, et siit saab alt läbi ka minna. Lähed läbi või? Ma tahaks minna. Ilge auk. Meie siit päästma ei tule ise. Ma jätan isi jalgu vahele. Seda arvada nagu toeks või nii, vaata. Ei, nii häid inimesi tuleb. Ei ole. Nii häid inimesi peab ikka toetama. Tuli püksi või? Mida? Külma. Tuli sisse või? Ei. No, vaata esi on nii külm, et see selles kokku. Nii, aga ma lähen siit läbi nüüd. Suure tee all. Ui. Ma tahan vaadata, kas siin on mõni kivi või mingi takistusi siin sees. Mul on üldiselt nagu pole elus siuksed. Aga vett on siin väga kõvasti ikka mul üle puusa. Ja ma pean näed natukese haaval. Need pääsukese pesa veel siin on ikka tegelased. Siin keset tunnelit. Vaatame, mis siin on. Keskelt nagu on see truubi osa ära paigunud rohkem. Niimoodi. Ma ei saa väga palju kummardada, sul tuleb püksist vesi sisse. Aga noh, siin tammi pool ma ei teadnudki, et siit läbi saab käia, polnud sinna peatunud, et korralik puhas. Absoluutselt mingid takistusi või sodi siin pojas pole tund on veel. Ja nägid, kutid on kohal. Tõesti äge, täiesti puhas see suve või see terve kraav. Kalu ei olnud või? Ei mitte ühtegi tonksu polnud praegu. Siis haug ei kude veel järele. Ei, veel ei ole. Aga siis siin pole rohkem vaja mõõtagi ju. Aga selle saab krooniga põhimõtteliselt selle kaare peale ja... Jah, sügav kummardus väikese väina elukeskkonna tervindamise projekti eest teile.